Täna me räägime elust läbi igaviku perspektiivi. Eelmises saates me rääkisime Jumala armastusest ja Jumala armastus, me kogeme seda selles maailmas ja selles elus, aga see elu on lühike ja see lõpeb üsna kiiresti. Ja kui me vaatame nüüd igavikulises perspektiivis, siis Jumala armastus kannab meid läbi sellest elust sinna, mis on igavik. Jumal on igaviku Jumal ja inimene on loodud Jumala perekonna liikmeks ehk tema sarnaseks, tema kuju ja tema näo järgi. Ja me võime öelda, et see, mida Jumal ütleb Piibli esimesel lehel, kui ta ütleb, tehkem inimene meie sarnaseks, meie kuju järgi ja andkem talle valitsus, siis see on ühtlasi nagu avaldus, see kehtestab midagi, aga see on ühtlasi ka prohvetlik kuulutus. Ta peab silmas siis Kristuse sarnaseks loodud või taasloodud või transformeerinud inimest, kes on täis Jumala vaimu, kes mõtleb nagu Jumal, kes tunneb Jumala sõna, seisab selle peal ja on sisemiselt täiesti ühtne Jumalaga. See nagu kõlab nii, et inimesel nagu ei olekski enam midagi enda oma. Ja tegelikult tal on enda oma väga palju, tal on kõik tema enda isiksus, tal on tema oma elu, tal on tema oma kavatsused ja kõik muud. Need on lihtsalt nagu valgustatud või ütleme puhastatud ja sealt on kõrvaldatud kõik tühine. Ja selles mõttes ta on täpselt selles lahtris, kuhu Jumal on teda soovinud panna algusest saadik ja seega on ta täiesti vaba. Sest nii palju, kui ma Jumalast olen üldse aru saanud, Jumal ei taha kedagi panna puuri. Ta ei ole vangivalvur, talle ei meeldi olla, nagu ühes jutus ütles, et mulle ei meeldi elusaid asju puuris hoida. Vaata, talle ka ei meeldi niisugune asi. Ainus asi, mida ta puuris hoiab, on miski, mis on hävitav, mis on kuri. Ta nimetab seda patuks või kurjuseks. Need on asjad, mida ta tahab endast lahutada, eemal hoida. Aga kõik, mis on elus, minu kogemus ja mu arusaam ja ka Jumala sõna kinnitavad seda väga selgesti, et tema tahaks selle lendu lasta. Ta tahaks nagu öelda täiesti selgelt, et kallis, kas ma keelan? Ja kui sa küsid, et kas nii ka võiks, ta ütleb, jaa, loomulikult, aga miks mitte? Ja ta isegi teinekord ütleb, et anna mulle ideid või paku välja, mida sina arvad, kuidas sina tahaksid seda asja teha. Ja üks Vana Testamendi tõlge ütleb lausa niisuguse asja, Uus Testament toetab seda, et kui seda, mida te igatsete või vajate, ei ole loodud, et siis ma olen valmis looma teile seda. Seda otsesõnu niimoodi Piiblis ei ole öeldud, aga see mingi laiendatud tõlge annab sellise nagu varjundi sinna taha. Et see on täiesti olemas, niisugune suhtumine, nii et Jumal ei ole kitsas, ta ei ole ahistav ja ta ei ole kuidagi julm, vaid vastupidi, ta on tahtnud, et inimene oleks tema kujuline, aga see tähendab, et ta on vabaduses. Nüüd paljud ei saa aru sellest, kui me ütleme, et me peaksime olema täidetud Jumala vaimuga. See on mingi koht, mida mina ka ei saanud aru kunagi. Ma mõtlesin, et kõik, kes räägivad pühast vaimust või Jumala vaimust, et nad lähevad kergelt imelikuks, nad lähevad napakaks või veidraks kätte. Aga selle asja sisu on tegelikult väga lihtne. Jumal on inimese disaininud nii, et inimene on nagu astja või kann. Ja me oleme määratud kandmagi Jumala vaimu enda sees. Ja kui Jumala vaimu meie sees ei ole, siis on see koht tühi ja siis ta täitub kõige muu asjadega. Meie oma ihadega, meie oma ambitsioonidega, mingisuguste teiste himude ja kõige muude niisuguse asjadega. Me otsime seda rahu või täitumist millestki muust. Ja üks levinumaid vigu, mida inimene teeb, on see, et otsib täitumist teiselt inimeselt. Näiteks kas naiselt või mehelt ja sellepärast on nii paljud on sari abieludes. No, ma arvan, et sina äkki oled see tõeline mees või sina oled see õige tõeline naine. Mõne aja pärast selgub, et ta on ka ainult inimene, eks ole. Ta ei saa anda teisele inimesele seda, mida peab andma Jumal. Jeesus ütles, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja me ilma nende sõnadeta oleme vaimses näljas. Ja see nälg on nii kohutav, et me ei saa olla, miski ei rahulda meid enam. Ja me ei saa aru, mis meiega on ja me mõtleme, et meie partner on kehva. Ja tegelikult me väga ebaõiglaselt süüdistame teisi inimesi. Selles asjas meil on tegelikult tohutu meeletu vaimne nälg.
ja see on ka koht, kus inimene hakkab täitma ennast ka kurjade asjadega, üleloomulikuga negatiivses plaanis, nõidusega, igasuguste, ma ei tea, posimise ja kõige kurjade asjadega. Et see on nüüd niisugune üks sümptom, mis ütleb, et me oleme igavesed olendid, me oleme Jumala sarnased ja kuna me oleme sealt pärit, me vajame seda igavest toitu Jumala enese suust, tema enese seest. Sa puudutasid suhte teemat ja seda, kui Jeesus ütleb, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Kas me võiksime öelda nii, et inimene ei ela ükspäinis suhtest teise inimesega, vaid suhtest oma loojaga eelkõige? No see on seesama vana Murphy seadus, et kui miski muu enam ei aita, lugege instruktsiooni. Mingi alguses tagasi vaadake, kuidas see, kes kõik tegi, on mõelnud, et see peaks toimima ja siis hakkavad ka lahendused paistma. Aga nüüd, kuna Jumal ütles, et tehkem inimene meie sarnaseks, siis sinna tuleb kaheldamatult mängu ka igavikuline mõõde. Ja see oli vist, kas see oli üks vana Rooma filosoof, kas see oli Seneca, kes ütles niimoodi, et see päev, mida me kardame, kui me oma viimset päeva, on tegelikult meie sünnipäev igavikku. Ühtepidi on ka minu meelest see, et meie igavene elu on juba tegelikult alanud. Ja see on üks asi, mida me siin ei teadvusta. Võib-olla meil on vaja ja enamik meist tõenäoliselt läheb läbi ajaliku surma, aga see on tõesti ainult ajalik ja see piirneb selle maailmaga. Pärast seda, kui me oleme, surm on lahutanud meid, meie vaimu ja hinge ja meie ihust, siis meie ihu hävineb, pöördub tagasi maa algelementidesse, nii-öelda laguneb algaineteks. Aga meie ise, meie olemus, meie isiksus, meie säilime ja me läheme edasi. Ja Jumal on öelnud, et ta riietab meid uue ihuga. Et ta valmistab meile uue telkhoone. Peetrus räägib sellest nii ilusasti, sest me oleme kindlad ja teame, et kui meie maine ehk see telkhoone maha kistakse, et me sureme eesti keeles, siis meil on uus telkhoone, mitte kätega valmistatud, vaid igavene, mis on taevas, Jumala poolt valmistatud, mitte inimeste tehtud, kokku pandud seal mingi Frankensteini moodi asi. Ja nii et ühesõnaga kõik need zombifilmid, mis ütlevad, et mingid pooleldi lagunenud laibad roomavad mööda maailma ringi ja elavad igavesti, midagi niisugust suudab ainult tõesti väga perversne mõtte välja mõelda. Ja see on päris ilmselt kurjuse alge, mis niimoodi väärastab seda surematust. Aga suremine iseenesest ei ole olnud siis algne Jumala idee. Inimene laskis suremise siia maailma sisse koos patuga, sest ta tõi siia sisse patu, aga patuga nagu teise vagunina sõitis siia maailma sisse ka surm. Niimoodi ütleb meile Piibel, et surm ei olnud alguses osa sellest süsteemist üleüldse. Ja Jumal ütleb ka, et viimane vaenlane, kellele ta uueks loomise käigus otsa peale teeb, on surm. Viimane vaenlane, kellele ots tehakse, on surm. Ühesõnaga, Jumal ei ole surmafänn. Jumal ei ole, surm ei ole tema plaanis. Ja surm on see lahutus siis. Ja kui me räägime juba igavesest elust ja igaviku perspektiivist, siis on hea ka, kui me räägime surmad lahti. Igaks juhuks veel korra, et füüsiline surm on siis vaimu ja hinge lahutus kehast, eks ole. Vaimne surm on inimese vaimu lahutamine Jumala vaimust. Vaim jääb alles, nii inimene kui Jumala vaim, aga nad ei ole enam kontaktis, see on vaimne surm. See juhtus Aadamaga siis, kui ta tegi pattu, sest patupalk on surm, ütleb Jumal, ja patupalk on siis lahutus eluallikast, sest Jumal ei luba seda enda juurde. Ja sellepärast ei saa ka inimene enne tagasi Jumala juurde, kui ta on patu hüljanud, siis Jumal võtab ta vastu. Ja see on täna kirikutes sageli isegi liiga nagu üle vaadatud või sellest vaadatakse mööda. Räägitakse palju Jumala armastusest ja ütleb, Jumal armastab, tule sellisena, nagu sa oled, jah, tõepoolest, aga mõte on see, et ära jää selliseks. Tule sellisena, aga hülga see, et ta saaks sind vastu võtta. Hülga see kurjus, hülga patt, et ta saaks sind vastu võtta, sest ta ei ole nõus sind patuga koos vastu võtma, see ei ole võimalik. Aga edasi läheb see asi niimoodi, et kui see oli siis vaimne surm ja igavene surm, on veel üks mõiste, millega Piibel opereerib ja see on see, kui igavesti elav uue ihuga inimene, hing, vaim ja ihu lahutatakse igaveseks Jumalast, ilma mingi lootuseta tagasi pöörduda.
see on vist kõige kohutavam asi, mis üldse olemas võib olla. Piibel ütleb, et see on teine surm. Noh, ma ei tea, tule ja väävli järved, nad võivad olemas olla, aga ma ütleks, et sinna viskamine on isegi väiksem asi, kui täiesti igavesti olla lahutatud Jumalast ja ometi omada sellist olemust, mis iga rakuga kisendab Jumala järele ja seda mitte kunagi kindlasti saada. See on midagi nii oledat, ma ei taha isegi mõelda. Aga Piibel ütleb, et selline asi on olemas. Et me peame oma tänaseid tegusid ja mõtteid ja tegevusi kaaluma alati igaviku perspektiivist. Ja see on põhjus, miks ütleb meile ka Paulus, et asetage oma kiindumus mitte nendele asjadele, mis on siin maailmas, ja mitte nendele asjadele, mis on siin all maa peal, vaid asetage oma kiindumus nende asjade sisse, mis on üleval. Selles, mis on Jumala juures, selles reaalsuses. Et ära kiindu sellesse reaalsusesse. Ja selle sümboliks on see, et Abrahamile Jumal tõotus selle maa, mille ta pidi endale saama, temale ja tema järglastele. Aga ta ütleb, et sa pead seal võõrana elama. Ja sina oma eluajal seda endale ei saa. Ja see on sümbol nagu sellest, et inimene käib siin maailmas, teeb oma tegevusi, elab oma elu ja ometi ta ei saa seda maailma endale, ta peab siit ära minema, ta sureb. Et see on küll talle tõotatud, sest Jumal ütles, tehkem inimesed enda sarnaseks ja andkem neile valitsus. Ta ütleb, täitke maa ja alistage senestele ja valitsege, ütleb ta Piibli alguses. Aga ometigi inimene suutis selle niisuguseks keerata, et ta ei saanud jääda sellesse pärandisse. Ja nüüd Jumal on selle teinud niimoodi, et ta laseb sul siin käia ja ütleb, et sul ei ole siin selles ajastus püsivat nagu kodu. Ja Abrahami kohta kirjutatakse ka niimoodi, et tema otsis mitte siit maailmast seda lõplikku lahendust. Ei varandust, ei seisust, ei karjääri ega kuulsust ega nime ega midagi, sest ta teadis, et see kõik on ajutine, see kõik hävib. Vaid ta otsis seda, mis on tulevane, seda linna, mille ehitaja ja rajaja on Jumal. Meil on alust arvata, et Abraham nägi midagi, kas ta nägi Jumala eluaset, kas ta nägi seda nägemuses või vaimus viidida sinna või ma ei välista, et see võib olla mingisugune ükskõik mis asi, see ei pruugi olla linn meie mõistes. Noh, kui me räägime, et Jumala linn, Jeruusalemm tuleb taevast alla, ütleb Jumala sõna ilmutuse raamatus, eks ole. Ja ta räägib meile ka, prohvetid räägivad meile sellest ja ütleb, et selle linnal on mõõtmed ja ta on kuubikukujuline. Otse kunagi neid kuubikukujulist linna, mis on võimeline lendama, tulema atmosfäärist alla maapinnale. Noh, minu mõtted viib see mingisugusele laevale või mingisugusele asjale. Igal juhul isegi see, mis ta on täpselt, ei ole tähtis. Aga tähtis on see, et seal elab Jumal ise. Tema elab seal. See on see, kellest lähtub kõik see vaimne elu. Tema on see, kes andis kõigile elu. Ja sellepärast ütleb, et ma otsin siit, ma tean, et mul ei ole siin midagi püsivat. Ma ei jää rahul enne, kui ma olen selle kätte saanud. Vaat sinna ma kuulun, see on minu kodu, see on minu päris osa. See on see, mida ma otsin. Ja Jumal on öelnud, et ta annab meile oma pärandi just selles, et me oleme määratud pärima seal. Ja see on huvitav, et Peetruski viitab sellele, ta ütleb, et ta on pannud meile tallele hävimatu, närtsimatu, rüvetamatu ja kadumatu pärandi. Aga ta ütleb ka, et selle pärandi kätte saamiseks, Paulus kirjutab Efesuse kirja 1. peatükis, selleks on meil vaja püha vaimu panti. Meil on vaja Jumala vaimu. Et meil on nagu vaimu pitser otsas. Ja vaim peab olema meie sees ja meie elus. Ta peab valitsema meid, ta peab juhtima meid, me peame olema temaga kokku kasvanud. Et kui meil on näidata ette Jumala vaim, siis me saame kätte ka kogu pärandi. See on nagu pandikiri. Ja nüüd, kui Jumala vaim on tulnud meie sisse elama, siis mis juhtub meiega on see, et meie taju laieneb äkki. Sa kuuled, mida sa enne ei kuulnud, vaimses mõttes. Sa näed asjade seosed, mida sa varem ei näinud, taipad, mida sa varem ei taipanud, sa saad informatsiooni, mida sul varem ei olnud. Ja sa kuuled instruktsiooni, pluss sind ehitatakse sisemiselt üles kogu aeg. Ja sind juhitakse. Selles mõttes mitte, see ei ole nii, et sulle antakse kohe, näed, niisugune igal päeval hommiku kohvi juurde tuleb niisugune loend, nii, härra Veiko, kell 14.05 te kohtate seda inimest, kes pakub teile seda, ära seda kuula, see ei ole õige, palun võtta teine pakkumine, mis tuleb 2 nädala pärast. Et me ei saa selliseid loendeid tavaliselt, aga me saame väga selge tunnetuse, mis annab meile vajalikel hetkedel, ma just rõhutan vajalikel hetkedel, väga täpse teadmise, mis on mis ja kes on kes ja mida teha ja mida mitte mingil juhul teha. Et
see ei ole nii, et me teame kõike. See ei ole nii ka, et me mõistame kõike. Aga me äkki hakkame osa saama Jumala olemusest ja Jumala nii-öelda tema enese sõna otseses mõttes sügavam olemus tuleb meie sisse ja nüüd hakkab ennast avaldama. Ja selgub, et me paraneme, me terveneme, kui me puudutame teisi inimesi ja palvetame nende pärast, nemad tervenevad, eks ole, siis selgub, et kui me mürke manustame kogemata, need ei mõju meile, alkohol ei taha enam hästi mõjuda ja muud sellised asjad, ühesõnaga. Kiri ütleb, et kui kurjad vaimud satuvad meie lähedal olema, need kukuvad manifesteeruma ja põgenevad, eks ole, ja nii edasi. Et Jumala kohalolul on ilmselged tunnused. Ja nii ütleb ka evangeelium, Markuse evangeelium kirjutab, et need tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, eks ole. Et mida iganes seal siis võtavad üles madusid ja mitte sellepärast, et neil hirmsasti meeldiks madudega tegeleda, vaid isegi mürkmadu ei ole ohtlik, seepärast, et tema hammustus ei mõju. Kui vaja on teda ära võtta kuskilt, siis võetakse ta ära ja muud sellised asjad. Nii et, aga sellele eelneb kindlasti see kurjusest loobumine, selle kahetsus ja siis avanemine Jumala suunas, et võtta vastu Jumala, terve kogu pärand, tema ise ja kanda endas Jumala vaimu. Niimoodi, sest see on selle igavikulise pärandi nagu tagatis, see on see mõõde, milles me liigume. Et me ei ole loodud siin oma peaga tegutsema, me ei ole loodud ainult lootma oma tarkusele või ma ei oskagi nii mõelda, nagu Jumal mõtleb, sest tal on kõrgem olendi loogika. Ja nüüd meie teekond selle seisnebki, et me muutume inimese kujulisest, nii-öelda ühest alamast olendist, oleme transformeerumas Jumala kujuliseks, Jumala sarnaseks olendiks, kes on juba taevane olend. Ja see elu on ainult üks periood. Ja see on see transformatsiooniprotsess, käibki selles elus. Ja Paulus nagu Korintuse kirjas 15. peatükus, esimene Korintuse kiri, räägib sellest, ütleb, et esimene Aadam oli maast maine, elav hing. Nii nagu kõik loomad, elav hing. Võtad hinge ära, sureb kõik, eks ole. Vähemalt selles maailmas on kõik. Aga on teine Aadam veel olemas. Ja see teine Aadam on Kristus ja tema kohta öeldakse, et ta on valitseja taevast. Ja ta ütleb, et me peame uuesti sündima, ütles Jeesus. Ja meil on vaja sündida teise Aadama perekonda. Me peame sündima veest ehk Jumala sõna sümbol ja ka ristimise vee sümbol samaga. Ja vaimust, mis on Jumala vaimu sümbol. Et meil on vaja ennast niimoodi avada Jumalale, et tema saaks oma sõna alusel toimetada meie sees selle transformatsiooni ehk uuesti sünni. Ja see ei ole mingisugune emotsionaalne kogemus, ehkki ka emotsioonid käivad asja juurde. Ja see on sisuliselt uue südame andmine inimesele. Et Piibel nimetab seda südame ümber lõikamiseks. Ja see on väga selgesti näha, kas inimeses see on või ei ole.